Tervist! Mina olen Priit Tiit ja Adven Eestist. Püüan rääkida siis, kuidas see asi meie vaatevinklist paistab ja rääkida pisut esiteks, mis Adven üldse on ja mida me seal Peipsi tänaval teinud oleme ja milline on siis meie roll Rakvere kaugküttes, kuidas meie seda näeme. Kõigepealt Adveni kohta, et võib-olla ei ole kõigile väga tuttav nimi veel, et Adven on iseenesest kas paari aasta vanune nimi, mis on saanud alguse sellest, et Fortum otsustas osa oma tegevust maha müüa ja Eestis oli meie ettevõtte nimi enne Fortum Termest, et selle järgi tuntakse seda paremini. Kolm põhitegevusala on kaugkütte, on ettevõtete energialahendused ja on maagaasi võrgud. Ja siit on näha siis, kui palju erinevaid tegevusi, erinevaid lahendusi Eestis, Soomes kokku on. Siin küll enne pisut intrigeerivalt küsisin soojuspumpade kohta, et kui pikk on nende eluiga ja kuidas need kasutused, et meil on kasutuses ka mitmetes kohtades soojuspumpasid ja soojuspumpad on igati mõistlikud seadmed, aga me püüame neid vaadata terviklahendusena ja pakkuda kliendile terviklahendusi, mitte ainult baaskoormuse katmist, et see baaskoormus on alati kõigile kõige huvipakkuvam osa soojuskoormusest ja kindlasti kõige odavam lahendatav osa, et kui kaugkütte peaks ka tagama soojusvarustuse ainult 0 kraadini, siis oleks ka kaugkütte oluliselt odavam. Mõned faktid, mis on olulised võib-olla Adveni juures ära märkida, et Adven ehk toona Fortum Termest 99. aastal omandas 49,9% Rakvere soojuse aktsiatest, ehk me oleme ka teistpidi Rakvere soojuse aktsionärid. Siis oluline fakt, millest enne juttu oli, et esimese asjana Rakvere kaugküttevõrgus toimus üleminek biokütustele 2009. aastal, kui valmis 2-megavatine biokütuse katlamaja, mille tookord ehitas kraamiehitus ja mille hiljem siis Adven ostis ära koos Päikesetänava koostootmisjaama projektiga. See oluline fakt veel on, millest enne ka Sen rääkis, et oli konkurss Rakvere soojuse poolt korraldatud, kus siis pandi 36 000 megavatt-tundi soojust turule, et kes suudab seda kõige odavamalt toota. Ja selle tulemusena siis sõlmiti kaks lepingut Adven Eestiga ja Estonian Spiritiga. Eelmise aasta lõpus sai valmis Päikesetänava siis selle koostootmisjaama esimene tahvlitsoolise tootmise osa ja kohe peaks jõudma Päikesetänavale ka koostootmisjaama elektritootmise moodul ja selle käivitamine on planeeritud aprillikuus. See koostootmisjaam, mis siis saab siin ehitatud, on 5,3 megavatti soojuslikku võimsust ja mis näiteks 1 megavatt elektrist võimsust.
nii nagu ta praegu töötab ainult koostootmisrežiimis, siis maksimaalne võimsus on 6,4 megavatti. Tehnoloogia on ühelt poolt lihtne klassikaline tavaline restkolle värvide kütuste põletamiseks, kus siis soojendatakse üles termaalõli, mis omakorda soojendab üles elektritootmise moodulis oleva silikoonõli. Järgmised slaidid näitavad seda natuke täpsemalt. Investeering meie poolt on siis suurusjärgus 4 miljonit ja keskkonna investeeringute keskuse poolt 1,4 miljonit eurot. Nagu ütlesin, on ühelt poolt selline klassikaline lihtne vestkolle, milles saab põletada siis hakepuitu kuni 55% niiskusega ka tükkturvast, mis on võimalik siis peale teatud perioodi. Ja sellega soojendatakse üles termaalõli, mis omakorda soojendav siis silikoonõli. Püüaks käima panna ühe väikse videolõigu, mis lihtsalt, kuna meil seda asja tegelikult olemas ei ole, siis saame pildile näidata, et see on Itaalias Bodeni tehases toodetud moodul, mis on üks täna töötav olemas ka Kuressaare linnas, kus siis silikoonõli kuumutatakse üles termaalõliga ja silikoonõli aurustudes läheb turbiini, mis siis omakorda käitab elektrigeneraatori. Ja peale turbiini läheb see silikoonõli aur kondensaatorisse, kus kaugkütt võrguveega maha kondenseeritakse. Seda soojust siis kaugküttest kasutatakse. See seade iseenesest on esmapilgul selline väga lihtne välja. Mõned faktid selle ORC tehnoloogia kohta, et see juttu siin, et Philipsi tehases on siis auruturbiin ja klassikaline süsteem selles mõttes, siis meil tehti otsus ORC tehnoloogia kasuks, mis on siis organic ramping cycle, orgaaniline ramping protsess. Ja siin on toodud mõned eelised, ta on suhteliselt pika tööeaga, kõrge töökindlusega. Eeliseks võib lugeda, et siin seadme elektriline kasutegur on osakoormusel kõrgem kui auruprotsessil. Ta on sisuliselt täisautomaatne, nõua personali kohalolekut, ei tekita suurt müra ja puudub vajadus veel ettevalmistuseks, mis võib tihti olla üsna keeruline. See termaalõli pool, mis siis seda silikoonõli aurustab, on suhteliselt madala temperatuuriga, see on 300 kraadi ja see termaalõlisüsteem on põhimõtteliselt rõhuvaba. Puuduseks on siis suhteliselt kõrged investeeringud, kuna
kindlasti silikoniõli ja maalõli on süntimisohtlikud. Nüüd siis meie rollist Rakvere kaugküttes, et tegelikult on Adveni roll vägagi määrav Rakvere kaugküttes, et nii see 2 megavatine biokütuse katel kui uus koostootmisjaam katavad suure osa Rakvere kaugkütte vajadusest ja see on pilt, mille järgi põhimõtteliselt on jagatud tulenevalt nendest konkurssidesse koormuse katmine, et peale seda, kui meie jaamad on maksimaalselt koormatud, siis järgmisena hakkab soojust tootma Rakvere Piirituse tehase koostootmisjaam ja nagu tänasel päeval on teada ka töötavad Rakvere soojuse gaasikatlamaja. Meie roll on väga oluline. Siis millised need hinnakomponendid on, et kui toimus siis konkurss, siis nende konkurside tulemused sisuliselt on sellised, nii nagu nad täna siin välja toodud on, et nii bioenergia kui Adven Eesti poolt müüdava soojuse hind on sõltuvuses Rakvere soojuse gaasikatlamaade hinnast ja see tänane pilt on sisuliselt selline, et vana biokütuse katlama hind, mis katab nii-öelda kõige madalamat koormust, baaskoormust, on kõige madalam, sealt edasi tulevad juba järgmised tootmisüksused. Ja kui seda mõju nüüd rahanumbritesse panna, sest nii nagu jutt oli, et projekte ei ole mõtet teha projektide pärast lihtsalt, vaid seda on mõtet teha kui sellest mingisugust tulemust saada. Et see tulemus on tegelikult positiivne lõpuks kokkuvõttes, et Rakvere soojuse kaugkütte hind on oluliselt alanenud ja Rakvere soojuse tarbijad maksavad soojusest oluliselt vähem ja oluline see, et nad ei maksa sisuliselt midagi imporditava gaasi eest. Põhiline osa toodetakse biokütustega. Ja kuna tänase päeva teema oli, et milline on energia õiglane hind, et tegelikult panin siia vist üles mõned küsimärgid, millele endal ka vastust ei ole, et kas KIK-i ja teiste toetusmehhanismidega saavutatud hinnad on õiglased või ei ole õiglased. Et kas see, kus me vahest võrdleme kaugkütte hindasid piirkondades, kes ei ole ühtegi toetust saanud, saab neid võrrelda nende piirkondadega, mida on toetatud. Ja mis juhtub siis, kui ütleme siin ka läbi saab 12-aastane elektritoetuste maksmise periood, et on teada, et täna on mitmeti koostootmisjaamad, millel on see elektritoetuse periood läbi saanud, seisavad. Tegelikult on väga oluline osa nende ressursist veel kasutamata, aga neid on mõistlik käituda. Sama küsimus on tegelikult kas see Konkurentsiameti metoodika, mille alusel
igasuguseid asju arutatakse, et kas see on kõige parem ja kõige õiglasem viis, et siin ja seal on ettevõtted öelnud, et nad ei soovi kaugküttesse investeerida, kuna see tootlus on liiga madal. Ja see on ka siin kajastunud paljudel juhtudel paljudes äriprojektides, kus kaugkütteettevõtted ei ole saanud laenu projektide rahastamiseks, sest et tootlus on madal, elektrisuruseaduse ümber toimuv ebakindlus mõjutab pankade otsuseid ja nii edasi. Et kas see on see regulatsioon või on vaba konkurents, et mis selle õiglase hinna kujundab. Vastuseid ei ole küsimusele. See oleks lühidalt kõik.